Hea vaataja, oled sattunud YouTube'i kanalile Ettearvamatu minevik. Oled siin kas juhuslikult või sattunud siia mingisuguse lingi läbi, mida keegi, väga võimalik, et ka ma ise, on jaganud. See on ajaloo teemaline kanal, rääkides aga ajaloost ei saa üle ega ümber ka poliitikast, sellegipoolest kavatsen rõhu oma järgnevates postitustes ja tulevastes saadetes panna ikkagi ajaloole. Esimene teema, millest räägin, tuleneb sellest, et paar päeva tagasi tegi meie vabariigi peaminister Kaja Kallas videopöördumise Eesti rahvale. See läks eetrisse 5 minutit enne kella 9 Aktuaalse Kaamera uudistesaadet ehk siis kõige sellisel vaadatumal perioodil või ajal. Ja selles telepöördumises siis peaminister selgitas meile valitsevat olukorda ning hoiatas ka selle eest, et peaksime olema valmis võimalikeks elektrikatkestusteks. Aga ma ei taha seda peaminister Kaja Kallase videopöördumist Eesti rahvale siin kuidagi ülemäära kommenteerima hakata. Seda on niigi teinud mitmed ajakirjanikud ja ka loomulikult opositsiooni esindajad. Sellega seoses mulle lihtsalt meenus, et ega tegelikult selliseid videopöördumisi, telepöördumisi, raadiopöördumisi on oma rahvale riigijuhid aeg-ajalt ikka teinud ja selles ei ole iseenesest midagi väga erakordset. Igal juhul meenus mulle üks vana ajaleht, mida mõnda aega tagasi käes hoidsin ja tegemist on 1939. aasta 28. oktoobri päevalehega. Ja aasta 1939 on maailma ajaloos väga selline pöördeline, äärmiselt oluline aasta, väga märgiline aasta. Ja vaadates seda ajalehte või õigemini osa sellest, siis igasuguste sõjasündmuste ja järjest pingestuva olukorraga jäi mul silma ka kõigi nende uudiste vahel Eesti tolleaegse välisministri professor Ants Piibu pöördumine, täpsemalt siis raadiokõne Eesti rahvale, mille välisminister oli pidanud raadio vahendusel oma rahvale päev varem ja mis siis päev hiljem ajalehtedes samuti trükiti või vähemalt trükiti siis selles päevalehes, mis hetkel minu käes on. Ja niisiis, nii nagu ma ei hakka kommenteerima Kaja Kallase pöördumist, ei hakka ma ka kommenteerima meie tolleaegse välisministri Ants Piibu raadiokõnet. Ma lihtsalt loen siit osa sellest ette. Eile õhtul esines välisminister professor Ants Piip raadiokõnega, milles ütles järgmist. Ja nüüd siis juba Ants Piibu tekst. Homme möödub 1 kuu ajast, kus kirjutati Eesti ja Nõukogude Liidu vahel alla Moskvas abistamise pakt, mis põhineb vastastikusel austusel, üksteise elulistest huvidest ausal arusaamisel ja süvendab juba 20 aastat Eesti ja Nõukogude Liidu vahel kostnud usalduslikku vahekorda. Sellega astuti suur ajalooline samm, nagu see julge sündmus, mis kujundas Eesti-Vene Tartu rahuleping, mida kujundas Eesti-Vene Tartu rahuleping,
kus Eesti tegutses täiesti sõltumatuna välismõjudest, nii on ka käesolev pakt leidnud välisilma poolt mitmesugust tõlgitsemist. Just samal viisil nagu siis paisati ka nüüd maailma valeteateid, nagu oleks sellega lõppenud iseseisev demokraatlik Eesti ja asemele astunud Eesti sõltumatuse päikese loojaminek ja riigi sisemise elu laastamine ja sovjetiseerimine. Nüüd on Moskva pakt juba teostunud selles ulatuses, nagu ta kokkuleppe järgi teostuma pidi. Nõukogude väed on asunud neisse rajoonidesse, kuhu nad olid määratud alatiste baaside väljaehitamiseni. Eesti riigi elu käib aga endiselt oma normaalset rada ja Eesti rahvas arendab täies vabaduses ja sõltumatuses oma riiklikku elu, sõbralikkuses ja usalduslikus vahekorras oma suure idanaabriga, maitstes rahu, niivõrd kui üldine sõjaline olukord Euroopas seda lubab. Me näeme, et paktis eneses on selgesti väljendatud ja Nõukogude Liidu kõrgemate juhtide poolt suusõnaliselt esile toodud soov, et Moskva pakt ega selle teostamine ei taha puudutada ei kummagi riigi suveräänseid õigusi, eriti Eesti sõltumatust ja iseseisvust, tema asutusi ja valitsemise viisi ja sotsiaalmajanduslikku korda, on leidnud vankumata ja sõbralikku teostamist. Meie valitsus oma deklaratsioonis on avaldanud, et Eesti tahab seda pakti täita niisama otsekoheselt, ausalt ja usalduslikult kui Nõukogude Liit. Siinjuures võime meeleldi ära märkida ka seda, et nii meie rahva kõik kihid kui ka Eesti sõbralikule maale tulnud Nõukogude sõjaväelased on üksteisest aru saanud ja suhtuvad uude vahekorda samasuguse vastastikuse usalduslikkusega ja lugupidamisega kui meie kahe pakteerija riigi valitsusedki. Selles peitub meie tulevaste heade suhete pant, mis loob kindla aluse meie püsivale rahulikule koostööle ja rahvaste isetegevuse vabale arengule. Sõlmitud vastastikuse abistamise pakt ei sisalda mingi bloki, koalitsiooni või liidu loomist agressiooniks kellegi vastu, vaid tal on oma regiooniga piiratud puht defensiivne kaitseiseloom. Ta täiendab ja viimistleb Läänemere patsifisseerimise ning neutraliteedi süsteemi, olles võrdsel määral tõhusaks kaitseks ja garantiiks ka kõigi teiste Läänemere rannikriikide rahule ja neutraliteedile. Lugesin lihtsalt sellest Ants Piibu raadiokõnest ette umbes 1/3, et anda edasi siis seda tolleaegset stiili ja meeleolu. Ja nagu ütlesin, ajad olid ärevad, ei hakka mina siin midagi pikemalt kommenteerima. Sellist juttu rääkis Eesti Vabariigi välisminister oma rahvale 1939. aasta oktoobri lõpus. Ja selline oli esimene postitus uuele YouTube'i kanalile Ettearvamatu minevik. Et olla kursis järgnevate postituste ja saadetega, vajutage nuppu telli või subscribe vastavalt sellele, mis keelt te seal oma YouTube'i seadetes kasutate. Ja ega muud kui uute kohtumisteni.